Tervist kõigile, te vaatate mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2015. aasta laia matemaatika riigieksami teise osa. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile koolis õpetatud, kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 1. On antud selline funktsioon. Punkt 1. Arvutage selle funktsiooni ekstreemumkohad ja leidke kahanemisvahemikud. Võtame esiteks funktsiooni tuletise, et leida ekstreemumkohad ning pärast ka kahanemisvahemikud. Paneme funktsiooni võrrandi võrduma nulliga. On näha, et sulgude ette saab tuua 3x. Seega x1 on 0 ning x2 on 2. Teeme ka x-i telje ning alustame joone tõmbamist alt, sest funktsiooni suurim astendajaga x on negatiivne. Kuna küsite ainult kahanemisvahemikke, on need x-teljest allpool. Seega on kahanemisvahemik miinus lõpmatusest nullini ning 2 lõpmatuseni. X-min on 0, sest sealt punktist läheb kahanemine kasvamiseks ning x-max on 2, sest seal läheb kasvamine kahanevaks. Teine punkt. Punkt A. Mille abtsiss on x0 võrdub 3-ga, asub funktsiooni fx graafikul. Läbi punkti A on tõmmatud funktsiooni fx graafikule puutuja, mis lõikab funktsiooni fx graafikut punktist B. Koostage selle puutuja võrrand ja arvutage punkti B koordinaadid. Me teame, et A punkti x on 3 ning see asub funktsiooni fx graafikul. Paneme 3 funktsiooni ning saame vastuseks 0. Seega A punkt asub 3 ja 0. Järgmisena leiame tõusu, pannes 3 tuletise funktsiooni ning saame vastuseks -4,5. Nüüd on meil kõik liikmed olemas, et teha puutuja võrrand. Eraldame y ning saame, et see võrdub -4,5x pluss 13,5. Kuna teame, et punkt B lõikab funktsiooni fx graafikut ning on seotud puutuja võrrandiga, paneme need üksteisega võrduma. Viime kõik vasakule poole ning on näha kuubi olemit. Siin saad kasutada kas rühmitamisvõtet või juba teades ette kuubi olemit. Saame x-ideks 3 ja -3. Kuna punkt A asub juba 3, saab punkt B asuda ainult punktil -3. Paneme -3 algfunktsiooni ning saame vastuseks 27. Seega B punkti koordinaadid on -3 ja 27. Seega lõppvastus on, et ekstreemumkohad on x-min 0 ja x-max 2. Kahanemisvahemikud on miinus lõpmatusest nullini ning 2 lõpmatuseni. Puutuja võrrand on y võrdumas -4,5x pluss 13,5 ning punkti B koordinaadid on -3 ja 27. Ülesanne 2. On antud punktid A, -2 ja 3 ja B, 5 ja -4. Sirge BC on risti sirgega AB ja punkt C asub y-teljel. Punkt 1. Arvutage nurk BAC. Alustame punkti C leidmisest. Me teame, et sirged BC ja AB on risti üksteisega. See tähendab, et nende tõusude korrutis on võrdne -1-ga. Leiame AB tõusu lahutades y2-st y1 ning nimetajas x2 x1-st. Vastuseks saame -1. Eraldame BC tõusu valemist ning jagades saame vastuseks 1. Paneme kõik liikmed nüüd puutuja valemisse ning eraldame y. Vastuseks saame x -9. Kuna C asub y-teljel ehk x on siis 0, paneme selle võrrandisse. Vastuseks saame -9. Seega punkt C asub 0 ning -9. Et leida nurk BAC, peame leidma AB ja AC vektorid. Kasutades vektori valemit, saame AB vektoriks 7 ja -7. Teeme sama AC-ga ning saame selleks 2 ja -12. Kasutame nüüd koossinusega vektorite vahelise nurga valemit. Võtame vastusest arkuskoossinuse ning saame umbes 35 kraadi ning 32 minutit. Teine punkt. Koostage kolmnurga ABC tippe läbiva parabooli võrrand. Teades kõiki punkte, saame teha seda võrrandisüsteemiga. Parabooli võrrand on AX ruudus pluss BX pluss C. Paneme iga punkti parabooli võrrandisse. Võtame ruudud ning korrutame kõik lahti. Saame, et C liige on -9, seega saame panna selle 2 teise võrrandiste ning viia tavalised arvud kõik paremale. Jagame esimest rida
2 ning teist rida 5. Kasutades liitmisvõtet jääb meil alles 7A-d võrdumas 7-ga. Jagades terve rea 7-ga saame A-ks 1. Paneme A-väärtuse nüüd ühte võrrandisse ning eraldame sealt B ning saame -4. Seega on võrrandiks x ruut -4x -9. Lõppvastus on, et nurk BAC on 35 kraadi ja 32 minutit ning parabooli võrrand on y võrdub x ruudus -4x -9. Ülesanne 3. Perekond Mänd jälgis 2013. aasta 1. jaanuarist 2014. aasta 31. detsembrini, kui palju kulus neil raha toidukaupade ostmiseks. Selgus, et vaadeldud perioodil kulus perel igas kuus ühe ja sama summa võrra rohkem raha kui eelmises kuus. Punkt 1. 2013. aasta esimese 3 kuu jooksul kulus perel toidukaupade ostmiseks kokku 796,5 eurot ja 2014. aasta märtsis 285 eurot. Kui palju raha kulus perel toidukaupade ostmiseks 2014. aasta detsembris? Kuna see on jada ülesanne, oletame, et 2013 jaanuari kulu on A1. Seega 2014 märts on 15. kuu pärast jaanuari ehk A15 võrdumas 285-ga. Kirjutame A15 välja kui A1 pluss 14C ning teame, et esimese 3 kuu summa ehk A1 pluss A2 pluss A3 on võrdne 796,5-ga. Kirjutame A2 ja A3 koos A1 ja D-ga. Liidame A1 ning D-d kokku. Jagame terve rea 3-ga, et lihtsustada. Nüüd saame teha võrrandisüsteemi. Korrutame ülemist rida -1-ga, et kasutada liitmisvõtet. Alles jääb 13D -19,5. Jagame terve rea 13-ga ning saame D-ks 1,5. Leiame A1, pannes D võrrandisse ning saame selleks 264. Kasutades AN valemit leiame A24 ehk 2014. aasta detsembrikulu. Vastuseks saame 298,5. Teine küsimus. Mitu eurot kulus perel vaadeldud perioodil toidukaupade ostmiseks keskmiselt ühes kuus? Selleks kasutame SN valemit, et leida kogu kuude kulu ning jagame pärast 24 kuuga. Vastuseks saame 281,25. Kolmas küsimus. Mitme protsendi võrra oli 2014. aasta detsembrikuu kulu suurem 2013. aasta jaanuarikuu kulust? Selleks peame kasutama sellist protsendi valemit, lahutades suuremast väiksema ning jagades väiksemaga ja korrutades 100%-ga. Vastuseks saame ligikaudu 13,1%. Seega lõppvastus on, et 298,5 eurot kulus perel toidukaupade ostmiseks 2014. aasta detsembris. 281,25 eurot kulus perel keskmiselt kuus. 2014. aasta detsembri kulu oli 13,1% võrra suurem 2013. aasta jaanuari kulust. Ülesanne 4. Esimene küsimus. Kui suure rasvasisaldusega koor saadi, kui segati 300 milliliitrit 10% rasvasisaldusega koort ja 200 milliliitrilist 35% rasvasisaldusega koort? Me teame, et esimese koore ruumala on 300 milli ning protsent on 10 ehk 0,1. Teise koore ruumala on 200 milli ning protsent 35 ehk 0,35. Et leida, kui suur rasvasisaldus tekkis, peame korrutama ruumalad protsentidega läbi ning liitma. Siis jagame need algse summaga mõlemast ruumalast ning saame täpselt 0,2 ehk 20%. Teine küsimus. Kui palju tuleb võtta 10% rasvasisaldusega koort ja kui palju 35% rasvasisaldusega koort, et nende segamisel saada 800 milliliitrit 25% rasvasisaldusega koort? Kuna me ei tea, oletame, et 10% koor on X milliliitrit ning 35% koor on Y milliliitrit. Me teame, et mõlema koore summa peaks tulema 800. Eraldame siit näiteks Y. Järgmisena teame, et kui võtta 10% esimest koort ning 35% teist koort, peaks tulema 25% koor.
Paneme nüüd meie algselt leitud Y siia tehtesse ning korrutame sulud lahti. Jagades terve rea miinus 0,25-ga saame X 320 milliliitrit. Paneme X-i Y tehtesse ning saame selleks 480 milli. Seega lõppvastus on, et 20% rasvasisaldusega koor saadi ning tuli võtta 320 milliliitrilist 10% koort ja 480 milliliitrilist 35% koort. Ülesanne 5. Püramiidi põhi on kolmnurk, mille kahe külje pikkused on 1 detsimeeter ja 2 detsimeetrit ning nurk nende külgede vahel on 60 kraadi. Püramiidi kõik külgservad on pikkusega ruutjuur 10 detsimeetrit. Tehke ülesande tekstiga sobiv joonis ja arvutage selle püramiidi ruumala. Joonis peaks midagi sellist meil välja tulema. Järgmisena leiame püramiidi põhja pindala, kasutades siinusega valemit. Vastuseks saame täpselt ruutjuur 3 jagatud 2-ga ruutdetsimeetrit. Järgmisena leiame kolmanda külje C, kasutades koosinusteoreemi. Vastuseks saame täpselt ruutjuur 3 detsimeetrit. Leiame järgmisena kolmnurga ümber ringijoone raadiuse, et kasutada seda pärast kõrguse leidmiseks. Vastuseks saame täpselt 1 detsimeeter. Kasutame Pythagorast, et võttes külgserva pikkuse ning leitud ümber ringijoone raadiuse. Vastuseks saame 3 detsimeetrit. Nüüdseks on meil kõik arvud olemas, et leida ruumala. Vastuseks saame ruutjuur 3 jagatud 2-ga kuupdetsimeetrit. Seega lõppvastus on, et püramiidi ruumala on ruutjuur 3 jagatud 2-ga kuupdetsimeetrit. Sellega saime teise osa eksami lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi jäi veel arusaamatuks, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused. Kindlasti likeige seda videot ja visake kanalile tellimus, et näha veel selliseid lahendusvideoid. Video descriptionist leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel.